Hei, hei! Tere tulemast kohvipausile. Taaskord on esmaspäev ning täna on mul eriti hea meel siin kohvipausil olla, sest ma ei ole üksi. Mul on täna külaline. Mul on täna külas armas Kerli Tanilo-Sunduk, kes on seotud ettevõttega Great Events. Ma loodan, et ma ütlesin seda nüüd päris hästi, harjutatud sai. ja tema annab sellist ägedat vaibi meeskondadele, ettevõtetele, ehk siis ta korraldab neid imelisi üritusi. Ja mulle alati tundub Great Eventsi poolt see, olles siis ise ka nende tiimis mingi aeg, et see ei ole lihtsalt see, et ma lähen, teen mingi ürituse ära, kutsume esinejad, teeme kräu ära, järgmisel päeval on kellel peahaige, kellel mis iganes jalad haiged tantsimisest on ju. Siis seal on ikkagi rohkem see, et rõhku pannakse sellele, et meeskond on hästi oluline ja kuidas selle kaudu seda meeskonda vaibi hoida. Ja täna me räägime siis teemal, kuidas mõelda nagu ürituste korraldaja, olles siis virtuaalassistendina ka strateegiline partner sealjuures, sest hästi mitmed virtuaalassistendid tegelikult on sattunud olukorda, kus neil on palutud kliendi poolt mingi üritus korraldada. Ja siis on hästi tore, Kerli, sinu mõtteid kuulata siit. Tere tulemast! Tere tulemast, aitäh Õnnela, nii vägev sissejuhatus. Mul on tõesti olnud suurepärane võimalus Õnnelaga koostööd teha, aga näha oli juba seal, et Õnnela lendab üsna pea ja kaugele. Igal juhul on tore siin olla. Mina olen siis Kerli Tanilo-Sunduk, nii nagu Õnnela mind ka tutvustas. Create Eventsi looja ja nüüd on meid siin juba ka rohkem peale minu ja peale Õnnela lahkumist. Meid on nüüd juba vist hetkel siis 5. Ehk siis Create Events on selline sündmusi. Ma alati tahan öelda, ma usun, et väga paljud teavad seda, et üritus on selline luhtu läinud katse ja sündmus on siis see, mida me korraldame. Ehk siis me hea meelega korraldame sündmusi, aga lõpuks see on sõnade mäng ainult, on ju. Korraldame siis sündmusi erinevatele klientidele ja on ilmselt nii nagu iga ettevõtmise puhul, et on välja kujunenud oma kliendid või siis oma sihtgrupp, keda me siis rohkem kõnetame. Selline taust siin. Olen selles valdkonnas äkki siis 15+ aastat. Mul oli selles mõttes hästi omamoodi oli see, et ma sain aru, et mind see tohutult kõnetab. Mul oli suurepärane võimalus, et täiesti ainulaadne, kui ma tagasi vaatan, et olla selle kommunikatsioonikampaania juures, kui Eesti liitus Euroopa Liiduga, siis selles kommunikatsioonikampaanias, kui Eesti liitus Euroga ja siis minu viimane nii-öelda töökoht Eesti Pangas siis viis mind kokku või siis ma olin Barack Obama pressikonverentsi tiimi liige, korraldustiimi liige, ehk siis ma olen istunud nagu ka teisel pool lauda päris pikalt ja ma usun, et siin virtuaalassistentide seas on ka päris palju neid, kes ka praegu istuvad mõlemal pool lauda, ehk siis käivad ise on ju palgatööl ja siis ka aitavad teisi ettevõtjaid oma teenustega. Hästi põnev teekond on sul selles mõttes olnud ja ometi siis otsustasid, et sa hakkadki tegema lihtsalt päriselt sündmuseid. Ainult ühele poole. Ja see oli hästi asjade kuidagi loomulik kulg, et ma mäletan, et see otsus või see nagu see hetk ei olnud lihtne või kuidagi, et see ei tulnud, et hopp ja ma lähen, aga see tuli pigem niimoodi, et ma ei saanud kuidagi teisiti, et ma tundsin ikkagi, et mind piirab see raam, mille annab ette siis tööandja poolt loodud, on ju siis see nagu nii-öelda see ma töötasin Eesti Pangas viimati, et hästi oma seadus, oma nagu selline nagu tugev institutsioon, et seinad olid ikka sellised vägevad, et väga kihvt töökoht, aga lihtsalt minu aeg seal ümber ja minu aeg üldse siis selles palgatöötaja valdkonnas sai täitsa ümber. Ma usun, et Õnnela täpselt teab, mis tunne see on, kui on nagu viimane hetk ära tulla. Ja alguses võib-olla nüüd, kui ma mõtlen seda tänast teemat, et võib-olla alguses oligi pigem niimoodi, et me ikkagi, kuna ma tundsin, et see ürituste korraldamine mulle hästi meeldib, et see oli, ma mäletan, alguses oli täitsa niimoodi, et ma ikkagi võtsin salajasele arvuti õhtul, läksin ka veel, tegin neid Exceli tabeleid, sest mind nii väga kõnetas, et nagu eelarved kokku panna, siis mõelda, et mis siis sellele kliendile võiks nagu see äge asi olla.
et see on kuidagi miski, et sa ei saa sellest nagu üle ega ümber, pluss see, et minu arust oli hea indikatsioon ka see, et ma kaotan ajataju täiesti siis, kui ma midagi sellist teen, et see on minu arust ka hästi hea koht, et mis sind viib, mille tegemine viib sind sellesse kohta, et sul on hästi. Ja ma ühe asja tahaks kindlasti veel ka öelda, kus meie ka Õnnelega tegelikult kohtusime, et kui ülioluline ettevõtjana kindlasti, aga olles siis ükskõik mis positsioonil on see pidev enese täiendamine ehk siis selline lifelong learning, et meie ka Õnnelaga ju tutvusime, olles ühes vägevas programmis mõlemad ja praegu, kui ma vaatan oma ettevõtja teekonda, siis ma olen kogu aeg coaching us või lausa 2 korraga, et ka jällegi selline noh, selline nagu ülioluline asi, kui sa tahad edasi liikuda ja asjad on ebamugavad natukene alguses, kui sa teed neid esimest korda, et väga hea, kui keegi sind sellel teekonnal siis toetab. ja ma veel lisaks siia juurde, et pole oluline, millises staadiumis sa oled või kui kaua sa oled olnud, et justkui peaks kõike teadma, ei pea. Et ikkagi see coach imine ja Muidugi. mentorlus käivad minu meelest kasvuga kaasas. Absoluutselt. Ja kuidagi kasvõi see, et isegi jumala tihti on neid fakte, mida seal ju öeldakse või sul coach ütleb, mida sa tead, aga õigel ajal, õiges kohas meelde tuletatuna on see, et jess, noh, et kuidas ma ise selle peale tulnud, et keegi väljaspoolt vaatab, on ju, ja siis oskab sind suunata. Aga lähme äkki veitsa teemasse, on ju, et ma mõtlesin siis niimoodi, et kui ma olen siin neid sündmuseid niimoodi hoogsalt korraldanud, et mis mul oleks siis jagada või mis see oleks see miski, mida siis ehk saaks, üks asi on siis see, et mis on need sündmuse korraldamise peamised nagu kohad, mida siis silmas pidada, aga siis ka suur pilt, et mida siis, mis see on, mis tekitab inimestes selle tunde, et vot see sündmus oli nagu äge. Et ma alustan võib-olla ühe näitega, mis oli väga selline, ma seda avalikult väga ei räägi ja ma isegi ei ütle ka seda, et kes see klient oli igaks juhuks, sest et kliendini see info ei jõudnud. Ma alustaks ühe sellise näitega, kus siis asjad läksid metsa. Et oli väga suur sündmus sellise suure ühe Eesti juhtiva farmaettevõtte suvepäevad. 400+ inimest ja hommikul startisime ja see oli hommikul kell 6, et me üsna varakult pidime kohal olema ja siis mulle meenus äkki, et ma ei ole, ühesõnaga suur telk, suur ülesehitus, kõik hästi, noh, selline klient, kes tahab, et oleks hästi detailid, oleks paigas, et kõigel oleks mõeldud, baaris hästi kindlad joogid, tegevused hästi niimoodi läbi mõeldud. Ja siis, kui me alustasime teekonda, siis ma mõtlesin, et ahaa, et ma sinna telki valgust küll ei ole tellinud. Et korra oli ikkagi, no ikkagi kõik käis nagu üles-alla, et see oli ikkagi nagu väga-väga selline mõttekoht. Ja hommikul kell 6, laupäeva hommikul tavaliselt keegi toru ka ju ei võta ja laupäeva hommikul üldse mingisugused sellised ettevõtted ka ju ei tööta, on ju, kes seda teenust pakuvad. Ja me saime selle lahendatud, et Margusel oli keegi tuttav, kes võttis toru, mul pidid samal ajal oli teine sündmus meil ka, kus siis võtsin siis pool sellest valgusest nii-öelda, mis sinna pidi minema. Ja me saime valguse sinna telki niimoodi, et klient ei saanud kunagi sellest mitte midagi teada. Et noh, ühesõnaga selle jutu mõte ongi see, et alati juhtub. Ma usun, et Õnnela, sul on ka juhtunud mingeid selliseid huvitavaid nüansse. Tagantjärgi on tore meenutada, aga see hetk on nagu hästi selline alati juhtub, aga kui oluline on see, et see esiteks see fakt kliendini ei jõua ja teiseks ka see tunne, et midagi läks nagu pekki, et me oleme kõik hästi närvis, me kappame seal ringi, et noh, et keegi ei suhtle, et ülioluline, et sa hoiad kogu aeg seda fookust. Ja mis on minu jaoks veel selline natukene kirjutamata seadus, seda ma ei olegi kuulnud, et keegi teine ütleks, aga see, et tavaliselt sündmusel on ju kohal terve tiim. Ehk siis minu tiim, siis on meil tehniline partner kindlasti, ma ei tea, bänd, dekoraator, noh, kes iganes. Ja kes iganes sinna sündmusele tuleb, et ma olen aru saanud sellest, et hästi oluline on hoida selle tiimi meeleolu. Et meil on, noh, me teeme nagu kihvtilt, me teeme vägevalt, et me tuleme, teeme ja et kui on ka mingisugune teema, kiirelt lahendame, et see kuidagi ei kajastu nagu selles olemises. Sest et mul on olnud nii ja naa neid kohti, et kui on ikkagi nagu see üldine tunne on natukene madal
energia, et siis tuleb seda proovida tõsta ja noh, ongi, et noh, sa kohe näed selles tagasisides ja kõiges näed, et kui ei ole olnud hea tunne, siis see väljendub. Ehk siis sellised nähtamatud detailid, millele on oluline tähelepanu pöörata. kui sina nüüd hakkad üritust sa ei tahtnud, sündmust tahad Ja korraldada sündmust, jah. sündmust siis korraldada, mis on need esimesed asjad või kuidas sina seda nagu üles ehitad? Okei, sul on nagu hästi suured ettevõtted, aga kui me nüüd mõtleme võib-olla ka väiksemate ettevõtete peale, kus siis see virtuaalne assistent saab olla see strateegiline partner, mis on nagu need olulised asjad, mida sa pead nagu siis ikkagi jälgima, kui sa hakkad seda sündmust nüüd korraldama? Ja et siin minu arust ongi nagu see vahe, et kas sa oled partner või sa oled lihtsalt selle sündmuse või ürituse korralduspartner. Et kui sa oled, noh, alati on, ma arvan, hea vaade on see, et sa oled esiteks see, et sa oled strateegiliselt oluliselt asja pakud oma kliendile ja teiseks see, et sa oled partner, kes mõtleb kaasa. Et siis me ei alusta tavaliselt kunagi sellest, et ma ei tea, palju on inimesi, kus kohas te tahate oma sündmust teha, vaid ikkagi sellest, et mis on eesmärk. Mis selle sündmuse tulemusel te soovite, kas on, ma ei tea, uus toode, kas me tahame inimestele aitäh öelda, kas me tahame kliente kuidagi nagu hoida. Või siis on näiteks ka, mis on minu klientidel, paljudel on rebranding, on ju. Ja mul on ka väga palju väiksemaid kliente, et täitsa 30 inimest näiteks tiimis, et ikkagi alati on mingi sõnum, et isegi kui ei ole see paika pandud või kuidagi, et nad ei ole nagu eelnevalt välja mõelnud, et igal juhul on see, et me ju korraldame millegi pärast. Ma arvan, selliseid pidusid enam ei tehta, et kus noh, et meil oleks nagu, ma ei tea, jooki ja DJ-d ja et siis meil on nagu hästi, et vähemalt meie neid ei tee juba tükk aega, et siis ongi ülioluline, et mis on siis see eesmärk, kuhu me tahame jõuda. Ja juba algusest peale võib-olla on oluline silmas pidada seda ka, et mis tunne sa tahad, et oleks kliendil sinuga suheldes või siis selle teisel inimesel. Tegelikult me kõik oleme inimesed, et üks on lihtsalt ühel pool lauda, teine teisel pool lauda. Ja igalühel on siin oma tugevused. Minu puhul on näiteks öeldud seda, et minuga saab rääkida avatult teemadest. Noh, ma ütlen ausalt kohe, et näed sa, et ma ei soovita seda, et sama tulemus, aga ma soovitan, võtame siis soodsama või siis teinekord ma soovitan kallimat, sellepärast et kindlasti see, et olla avatud ja aus. Ja teine asi on see, et näiteks kui meie korraldame sündmust, siis ma arvan, et see on ka oluline nagu ükskõik kui väikse või suure sündmuse puhul, et saada kokku selle kliendiga näost näkku. Ideaalis päris elu kohtumine, miinimum video kohtumine, sest et see on teine asi, mida minu puhul on välja toodud, et ma tunnetan nagu kliendi vibe'i. Et kui mulle klient ütleb, ma tahaks nii ja siis ma tahaks nii ja siis inimesed peaks ennast tundma nii, siis mul on näiteks ühelt kliendilt tuli tagasiside, et sa kõikidele nendele küsimustele vastasid, ehk siis noh, hästi tähelepanelikult kuulata. Ja see kuulamisoskus ongi ka see, mida mina hästi palju olen õppinud, et mitte oma kommentaare alati vahele öelda, aga siis nagu kuulata, et mida siis klient nagu ütleb ja ka seda, mida ta ei ütle, mis see vibe siis on. Ja sellepärast on ka hästi hea koha peal saada käia, et siis sa näed ka, mis ettevõtte vibe on, et noh, et on hästi erinevad, kas on IT-ettevõte, siis on nagu ühtemoodi asjad, siis on meil siin on ju mingid investeerimisettevõtted või siis ka näiteks, ma ei tea, droone tootvad ettevõtted. See vibe on hästi erinev, inimesed on hästi erinevad, soovid on erinevad, noh, ma ei tea, vanusgrupp ja nii edasi. Et see on, need on kindlasti noh, need asjad, mida siis silmas pidada enne seda veel, kui jõuad siis nende küsimusteni, et mida, kuidas, kui palju inimesi. Ja et ongi alusta siis nii-öelda eesmärgist. Siis pea silmas seda, et detailid loovad kogemuse. Mida me pärast sündmust mäletame, on tegelikult see, et ma ei tea, et toit oli hea, jäi nagu meelde. Mingi tegevus, mida me tegime, et okei, et see oli, noh, ma ei tea, oma sünnipäeval võiks ka midagi sellist teha. Et väiksed detailid, et kuidas ma ütlen, et üldse mitte tahtes tunduda arrogantne, aga lihtsalt sündmust korraldada on lihtne. Aga sündmust, kus sa nagu arvestad selle kliendi eripärasid ja siis
püüad nendele nagu leida selle vaste nagu siis sinu valdkonnas, et noh, vot see ei ole nagu nii üks-ühele, et paned näpu peale, et nii on, see on natukene selline mõõduülikond, aga et see tavaliselt on siis see, mis jääb meelde. Näiteks meil oli siin just kõne, eelmine nädal oli kliendiga ja kui ma ütlesin, et kui nad tavaliselt kasutavad catering'i oma suvepäevadel, ma ütlesin, et aga teeme seekord food truck'idega, et jällegi mingi mõte, ta ütles, et okei, polegi varem teinud, pole isegi varem mõelnud, et tegelikult selline lihtne, tore lahendus, aga et tavapärase asemel võtta midagi teistsugust. Ja see tähendab küll veidi rohkem tööd mulle ja siin tiimile, aga noh, ma tean juba, et see tulemus me oleme seda varem ka teinud, et see on äge, et ma julgen soovitada lihtsalt oma kliendile täitsa avatult. Ja ühesõnaga, ja kolmas asi, mis on nagu ülioluline, ongi see, et mõtle ette riskid ehk siis plaan B, kui midagi juhtub. Taaskord saan siia rääkida ühe loo vahele. Meil oli üks hange, üks riigihange, riiklik asutus ja nad tahtsid kindlasti saada õhtujuhiks Kait Kalli. Kindel soov, ehk seal ei olnud nagu seda, et sa pakud erinevaid õhtujuhte ja siis sealt valime. Nii Kait Kalli saime ja siis sellel samal päeval, kui see sündmus toimus, siis ühesõnaga hanke võitsime, Kait Kalli saime. Sündmuse päeval Kait helistab, et ta on haige, ta ei tule, sündmuseni oli umbes jäänud 2 tundi. Siis oli natukene see, jälle hingame sisse-välja. Ma mäletan, ma täitsa läksin korra oma meeskonnast eemale, et mitte nagu seda tunnet neile on ju nagu siis anda, et nüüd on midagi nagu natukene keeruline. Me tegime kiired kõned, Kait ise aitas ka kaasa, et ta ka korra mõtles muga kaasa, kiired kõned. See oli üks reedene päev, mis tähendas seda, et enamus õhtujuhid on siis sellel ajal hõivatud. Aga me saime 2 väga head õhtujuhti, Mattias Naan ja siis kellega ta koos teeb, mul hetkel see nimi ei tule meelde. Ühesõnaga, ja klient oli ka rahul. Sest et tegelikult nad olid pigem, ma rääkisin neile kogu olukorra ausalt ära, aus nagu ma olen, et siis ja ta ütleski, et pigem nad nagu jäid nagu vaatama, et kuidas see olukord laheneb ja siis nad olid hästi tänulikud sellele lahendusele. Ehk siis jällegi, et võimalikult olla võimalikult avatud ühest küljest, et näidatagi, et noh, mingi hetk nüüd korra on, aga et lahendus on ka kohe olemas. Et jällegi, et sa pead olema valmis plaaniks B ja plaan B sündmuse vaates, kui on siis selline suvine sündmus, hästi tihti näiteks tähendab seda, et ma arvan, Õnnel aga seda väga hästi teab, me seda tabelit ikkagi koos möllasime teha, et sul oleks see katusealune seal. Et kui sul on mingi väga vägev sündmuskoht ja sinna mahub, ma ei tea, umbes 100 inimest ööbima, aga neil ei ole mingit katusalust, kus siis õhtust koosviibimist on ju teha. Et siis palun on ju, et siis ongi, kas siis on meil telk või siis jah, sa valid koha on ju, kus on see katusalune, need on mingid sellised väiksed nüansid. Ehk siis ole valmis ootamatusteks ja kuidagi nagu arvesta sellega, et lõpuks nagu see lahendus, kas ta tuleb või ei tule, sõltub sinu mindset'ist. Ehk siis alati on lahendus. Ja kuidagi ka see, et kuidas sa seda ka nii-öelda kliendile presenteerid, et kui sa ütledki, et näe nii ja nii ja nii, aga lahendus on selline, on ju. Et mingis hetkes võib-olla isegi kliendil pole vaja teada, on ju, et mingi probleem oli, aga siis, kui on näiteks õhtujuht tõesti on ju vahetub, siis on info ikkagi oluline. Üks näide veel, enne kui Õnnela küsib järgmise küsimuse. Sellest, kuidas on oluline hoida seda ruumi siis sündmusel. Et mul oli, see on veel Õnnela enda poolt soovitatud klient, ma jälle nimesid ei nimeta, aga oli nende suur sündmus 30. juubeligala, jällegi tegu suure süsteemiga Eesti riigis. Ja minu enda klient tuli kohe, et ta oli hästi närvis, et ma kohe nägin, et ta on närvis, ta oli nagu ärevil. Ma seal jalutasin rahulikult ringi, ta küsis mu käest, et kuidas sa nii rahulik oled. Ma ütlesin, et kuule, et ole nagu rahulik, kõik on hästi, meil on kõik kontrolli all, meil on siin tiim tegutseb, meil on kõik on deko on tehtud, saal on juba õige. Ainult tund aega veel minna ja pidu saab alata, et kõik on hästi. Ja ta pärast tuli mulle ütlema, et piisas sellest, nagu piisas hästi vähesest, et olla korra see, mul endal tulevad ka külmavärinad selle peale praegu, see oli päris äge moment, et kuidagi, et klient märkas ja ta pärast tuli ka ütlema mulle, et see lõi tema jaoks kogu selle meeleolu, sest alati on sul valik, kuidas sa ennast tunned. Ja see, kuidas sina ennast tunned, kandub kindlasti edasi ka sellele sündmusele.
ja mul on kohe ka siin selline hea tagasiside, et kus ma ka aitasin korraldada üritust ja pärast seda oli seal see ürituse tagasiside oli siis sellelt kliendilt selline, et mul oli nii hea olla, et ma ei pidanud mitte midagi peale muretsema. Ma nägin, kuidas see kõik toimetas, et ta sai lihtsalt nautida seda üritust. Täpselt. Et see on minu meelest see nagu hästi oluline koht, mida sellest sündmuse korraldamisest peaks nagu ikkagi klient saama lõpuks, et ta ei pea muretsema nende asjade pärast. Et sa ei pea talle kõike rääkima, Jah. kogu aeg on ju teda hoidma nagu kursis, vaid lihtsalt tegutse, kui on mingi küsimus, saad vastata, et sa oled olemas ja noh, ma ütlen nagu see vibe, et sa oled chill ikkagi, sest noh, ma arvan, et sina oled täpselt oma olemuselt juba oled hästi selline chill, aga et lihtsalt, et võtagi omal see koht, et sa ei kaasa klienti, sest et tema tahab tegelikult osaleda, mitte on ju korraldada. Just. Ja just seesama ja hästi mulle meeldib seesama lahendustele orienteeritus, mis käib ka virtuaalassistendi ametis, et kui sul tekib probleem või takistus, siis tegelikult juba aitad selle kliendile selle lahenduse ka välja otsida. Just. sa ei lähe, ütleb, et kõik läbi, nüüd ei saa enam midagi, pidu jääb ära, mul ei ole. Täpselt. Või noh, isegi kui on tõesti, ma ütlen ikka, noh, siin sündmustega on selliseid suuri selliseid kohti olnud, kus sa mõtledki, noh, ise ka ikkagi hetkeks kukud ära. Aga noh, seda kohta ei pea kunagi on ju klient nägema, sest et tegelikult noh, kui nendes kohtades on lahendused, siis on alati lahendus. Et hea töö on see, kui keegi ei saa aru, et midagi läks valesti. Just, et ma siin vahel räägin ka ettevõtjatele, et miks on 2 virtuaalassistendi parem, sellepärast kui mingi probleem tekib, siis nad võib-olla lahendavad omavahel ära ja klienti teab seda, mingi jama. Ideaalne, täpselt. Ja, aga kui sina nüüd sündmuse korraldajana, mida sina ootad virtuaalselt assistendilt, kes on sinuga siis seal selles partnerlussuhtes, et aitab sind seal toetada? Ja mul on olnud päris mitmeid virtuaalseid assistente, kõigile ma olen tänulik, et kõik on aidanud väga palju edasi. Isegi Liina oli alguses ju mul ja siis Õnnela ja mul on sellised vägevaid hiide siin ikkagi olnud täitsa. Kõik on aidanud edasi mu ettevõtet nagu väga märkimisväärselt ja samas ma olen ka aru saanud sellest, et mis see siis on, et me saaks mõlemad maksimumi sellest, et kuidagi, et noh, seal võib alati olla ka see, et sa ei väljenda võib-olla ennast hästi, et sul on ootused, aga sa ei ole on ju neid nagu edastanud ja siis sa oled pettunud. Et seda vältida. Minu arust on ülioluline see, et sulle nagu meeldiks see. Et see on miski, mis sind nagu käivitab, sest et minul endal on näiteks see, et kui tuleb uus klient ja me lähme nagu tegevusse, mul tekib nagu adrenaliin täitsa, et mis koha me saame. Ma arvan, et Õnnele ka mäletab seda, et mis koha me saame, et kas me üldse saame, et suvi on nii täis ja siis möllad seal, vaatad, et kas mis õhtujuhi me saame, juba hakkab see pilt nagu joonistuma. Et sul on natukene nagu sellist nagu sellist huvi või nagu sellist, et kuidas need asjad siin siis käivad ja kuidas me saame siis teha nii, et oleks äge. Mitte lihtsalt sündmus, aga et oleks nagu kihvt. Et võib-olla see on isegi kõige olulisem ja noh, siin on päris palju on ikkagi sellist tehnilist tööd, et oleme isegi Õnnele ka arutanud seda, et kuidas siis saaks meid AI aidata, igas asjas ei saagi, et tehnilist tööd ikkagi päris palju selles vaates, et hästi palju suhtlust, et sa pead olema valmis suhtlema. Et kui on mingi päring, mis tuleb viimasel hetkel sisse, näiteks meil oli 700 inimese üritus, mis toimus augusti alguses ja juuni lõpus tuli päring sisse. Et tavapraktika oleks see, et aasta ette me teeme, aga siis me tegime kuu ajaga, mis tähendab seda, et sa ikkagi helistad ja kui sa saad on ju positiivse vastuse, siis sa saadad alles meili peale, et prioritiseerida, et hoida nagu on ju nagu seda aega kokku. Aga sellega tuleb ka selline noh, kuidas ma ütlen, et sa saad hästi paljudega suhelda ja sa tunned nagu seda, et kõik nagu koonduvad su taha või kuidagi, et kõik tahavad aidata, et sellel on oma see reward on ka seal taga, et see ei ole lihtsalt selline tuim töö, vaid et näiteks kui sa oled korra juba helistanud Ojakost Kerstile või Lii on seal vist, et siis sa teinekord võtad juba toru ja sul on temaga poole lihtsam rääkida, ehk siis saad väga palju suhelda ja sul on tegelikult noh, palju toredaid kontakte. Ja mul ka hästi, mulle meeldib seesama, et ma võtan pigem telefoni, kui me räägime, et siis on see. Aga mis ma tahtsin öelda, et ja minu meelest kõigi nendel, mis enne ütlesid, eesmärgid ja avatu suhtlus ja detailid ja siis see, kuidas sa kliendile presenteerid lõpuks seda, et mismoodi võiks olla, see on ka oluline. Ma ütlen ausalt, ma näppasin sinult selle, et see slaidide teema, et kuidas sul oli kõik üles ehitatud, see presentatsioon, mis siis kliendile ette näitab, kust tuleb, mida tuleb, on ju. Et see on ka hästi oluline, sest saab tegelikult minu meelest palju parema ülevaate kui see, et me vahetame 10 erinevat meili. Aru ka, kus on ju.
Ehk see ja, teeb selle ekstra asja minu meelest. okei, et see vormistus on ju nagu Ja kuidas sa mhm. siis lähed ju lõpuks pakud ikkagi selle kliendile näiteks needsamad ja, 3 erinevat varianti ja jah, mille vahel siis klient peab otsustama, on ju. ja seal on 2 nüanssi, mida ma ütleks, mida ma olen ise ka läbi teinud ja siis näinud, et mis töötab, mis ei tööta. Et kui on liiga palju valikuid, siis on see jah. overwhelm'id klienti, et siis ta ei saa enam aru ja siis kuulge, ma ei tea ja ma ei valigi. Või siis teine nüanss, mis on ülioluline, et sa kirjutad kogu selle pakkumise selle kliendi võtmes lahti. Et Just. jah, see koht on ju, ma olen seda ka varem pakkunud või jah, see tegevus, aga et kui ma kuulasin seda klienti, siis ma sain aru, et ta hindab, et selles kohas näiteks inimesed ei maga kämpingutes suvel, magavad majades, siis ma toon selle detaili välja, mitte et ma lihtsalt pakun ja ta peab ise seda avastama. Ehk siis noh, sa ikkagi lood nagu minu arust sündmusega seda mõõduülikonda ikkagi kogu aeg, et võib-olla virtuaalsetel assistentidel et võib-olla see mastaap isegi kui ei ole, on ju suur, aga igal juhul selleks, et olla strateegiline partner, minu arust ongi see, et sa pead kaasa mõtlema, mitte lihtsalt tegema, on ju. Et sa noh, kui klient näiteks toobki välja, et kuule, meil on nii ja nii ja nii, siis sa pakud lahenduse Just. isegi kui sa ei tea, on ju, kas sa siis kasvõi mõtled kaasa või siis mõtled, et kuidas me siis saaks, sest et noh, et võib-olla ei olegi nii lihtne mõelda, et kui me hakkame nagu rebranding ut tegema, et kuidas seda siis sündmusel välja tuua või näiteks mul on ühel ettevõttel, ühel kliendil on uued väärtused. Et noh, need võimalused, kuidas ta välja tuua, on piiratud, et seal ei ole see, et me pasundame söögi alla ja söögi peale, noh, see ju selgelt ei tööta, on ju. aga kuidas ta nagu kavalalt välja tuua või siis läbi tegevuste, see eeldabki seda, et sa kõik partnerid, kes sul on sellel sündmusel, teavad, et me peame kuidagi neid väärtusi saama välja tuua. Ühel ettevõttel me näiteks siis kasutame näiteks mingeid selliseid tegevusi küll, et meil on inimlaua jalgpall seal näiteks või on siis mingi reaktsioonisein, aga me nimetame need kliendi moodi. Et me ei nimeta neid tavamoodi, ehk siis sa saad mingite väikeste nüanssidega, et sul on selline noh, loovuse nüanss on ka hästi tugev juures ja siis on samamoodi, sa saad visuaalis on ju, saad neid siis välja tuua. kui on jah, võib-olla see, ma ei tea, kas see teema äkki jääb kaugeks, aga et igal juhul on oluline kaasa mõelda. Jah, ei, ma olen hästi nõus selle, mulle meeldis seesama, et sa toodki välja sellest kliendist lähtuvalt, sest noh, see on seesama, mida me räägime natukene võib-olla paralleeli tõmmates, et kui sa lähed üldsegi kliendiga läbirääkimistes või kandideerid kuhugile, siis sa Mhm, lähtud ka mhm. konkreetsest kliendist ja tood tema jaoks olulisi asju enda siis nendest tegevustest, asjadest välja, mis just tema jaoks Just, kõnetavad, mitte nii, et sa ei lähe ühe sama puuga, et me jah, teisele tegime nii, et noh, see jah, on kuidagi nagu paralleeli saab nagu tõmmata, et ikkagi täitsa absoluutselt. individuaalselt sa tood need asjad eraldi veel välja, vot näed, me ja, nii. ja tavaliselt noh, me oleme sinuga mõlemad Bob Proctorit õppinud, et Bob Proctor minu arust ka õpetab päris selgelt seda, et too välja need nagu või kuidagi näita ennast, oma tugevusi, mitte ära näita oma nõrkusi nii-öelda on ju, et too välja oma tugevused, keskendu alati lahendustele, keskendu alati sellele, kuidas saab, mitte kuidas ei saa. hoia oma peas on ju seda, et kuidas kõik saab hästi minna, noh, kõik on ju sellised lihtsad asjad, sest et võib-olla see ka kõnetab, ma arvan, sind ka õnnele kõnetab ikkagi see, et ettevõtja teekond on nagu megaõppimine kogu aeg, et sa oled kogu aeg arengus, et see on parim nagu arenguprogramm, mille sa saad läbida, on olla ettevõtja, sest et sa pead müüma, turundama, sisulisi asju tegema, vormi hoidma, seda meeskonda hoidma, et noh, et need kõik on ju, on olulised asjad või siis ka näiteks kuidagi ikkagi mul tuleb see tunne, et ma pean ikkagi sellega välja ütlema, et võib-olla päris palju on ikkagi ka neid, kes on nagu nii-öelda kahe vahel, et kes ei tea, kas tulla ära ja võtta nagu noh, töölt on ju ja võtta nagu täitsa see noh, et ma teengi on ju neid asju, et siis igalühel on oma teekond siin. lihtsalt minu enda veendumus on see, et mulle sobib kindlasti paremini see selline ettevõtja teekond. kuigi tänapäeval on ka väga ägedaid muidugi tööandjad, kus sa saad nagu pidevas arengus olla, aga lihtsalt see, et mulle tundub lihtsalt see enda potentsiaali väljendamise võimalus on hästi palju suurem, on ettevõtjana, et sul ei ole kuidagi nagu seda raami. noh, mis ühest küljest võib-olla loob ka turvalisuse, aga jällegi turvalisus võib ka olla on ju näiline, et sa arvad, et kõik on noh, ühesõnaga ärme sinna lähe, jah, aga põhimõtteliselt.
issand, me vist võiksime veel pool tundi rääkida, meil on pool tundi läbi ja see läks Oi, kiiresti. ja on tõesti. Ja me saime siit kõike, me saime siit mindset'i, me saime just neid väikseid asju, mida, kui sa korraldad üritust või tegelikult ka lihtsalt, kui sul on tiim, siis sa saad tiimi puhul samamoodi neid rakendada, ole Just, tähelepanelik, ole just, lahendustele absoluutselt. orienteeritud, Ja, märka, paku, on ju. Et kus iganes valdkonnas sa oled, siis tegelikult sa saad seda kasutada. Aitäh, Kerli, et sa tulid meile siia külla. Ma ei tea, kas sa meil siin grupis oled, et kommentaare vaadata, igatahes kommentaare siin oli. super, Ja nii äge. et Great Eventsi kodulehte me jagasime, nii et kui tulevad üritused, siis võtke ühendust või kui keegi teabki, et kellelgi on vaja, siis pöörduge Kerli poole. Ja ma kindlasti alati olen ka rõõmsalt heade inimeste otsingul, et see silt on ka alati minu ukse peal, et kui tundub, et ürituste korraldamine võiks olla su kirg, et siis samamoodi. Väga äge. Kuulge, aga Yes. aitäh teile ja et te kohal olite. Kui järgi kuulate, pange kommentaare ja lähme nautime mõnusat esmaspäeva. Tšau! Tšau, aitäh kõigile.